Nüüd me oleme Rohelise salongi juures. Ma arvan, et seda treppi mööda, mida mööda tuleb alla kaameramees, on käinud tuhandeid inimesi tuhandeid kordi, sest see sama väikene Roheline salong siin all on ühendanud väga paljusid inimesi alternatiivmuusikakultuuriga, house, drum and bass, hip-hop, mida iganes. Muideks siin samas Rohelises salongis toimus ka esimene hip-hop MC battle ja sellest on ka vägedad pildid, kus esimest korda hip-hop battle'il esines ka Tommyboy, kes siis oli alles väga noor selles osas ja erinevad pärast hiljem tipp MC-d, kes siis tegid oma esimese MC battle'i. See on selles mõttes legendaarne koht, siin on ka toimunud džässiüritusi džässkaare raames ja Taraba Moob korraldas siis siin regulaarseid üritusi aastaid, millest siis hiljem kujunes välja selline klubi nagu Lounge'in, mis siis aastal 2003 või 2002 lõpetas siis tegevuse, sest kuna kogu see hip-hop skeene Pärnust kolisid siis erinevatesse linnadesse, kes õppima, kes töötama ja elu läks edasi. Aga selle Rohelise salongiga on seotud väga palju legende. Ja need, kes Taraba Moobiga kursis on ja kes on siin üritusel käinud, siis üks legendaarne üritus, ma ei hakka detailidesse minema, üks legendaarne üritus on, seda võiks nimetada autolammutusürituseks, kus üks purjus seltskond otsustas kõrvalt tööklubist välja tulla, tüli norida nende inimestega, kes siin hip-hop kultuuri viljelesid, sõitsid neile autoga otsa, aga loomulikult hip-hop seltskonnale see ei meeldinud ja selle Mai tänava ristmiku peal see seltskond peeti kinni ja auto selles mõttes nagu lammutati tükkideks, sõna otseses mõttes. Uksed, klaasid, kõik tuli teist ära. Nii et põhimõtteliselt keegi sai inspiratsiooni teha endale autolammutustöökodasid sellest üritusest. Et need legende te kuulete kindlasti nende inimeste käes, kes on Taraba Moobiga seotud, sest need legende on nii palju ja ma usun, et neid kõik ei ole võimalik siin lahti rääkida, aga Roheline salong, Mai kultuurikeskus on Eesti hip-hop kultuuri ajalukku täiesti tugevalt tsementeeritud, sest ilma selleta ei oleks Eestis nii tugevat hip-hop kultuuri kui tänu sellele, mis siin Pärnus toimus. Kogu see seltskond, kogu see Taraba Moobi seltskond lõi selle kultuuri vundamendi ja see ei ole minu välja mõeldud. Eesti üks kõige legendaarsemaid ja kuulsamaid hip-hoppereid Genka on ise ka seda avalikult välja öelnud, et Pärnut võib lugeda Eesti hip-hop pealinnaks ja tal on jumala õigus. Näeme 4. augustil Taraba Moobi üritusel, see tuleb väga legendaarne, sama legendaarne kui Cop Killa. Yes!